Tere ka minu poolt ja esindan siis CGI-d ja võib-olla, kuna Telia nimi on rohkem tuttav, siis räägiksin sissejuhatuseks, et mis CGI on või kes CGI on. Nii, kas ma saaksin järgmise slaidi ka korda. Ja CGI on siis päris suur ettevõte, asutatud Kanadas ja 40 aastat tagasi ja ka Eestis tegutsenud päris pikki aastaid ja meie tegevusvaldkonnaks on siis erinevate IT-süsteemide arendused ja peaasjalikult me arendame suuri riiklikke registreid ja suuri süsteeme ka erafirmadele. Nagu alati on erinevates tööstusharudes on erinevad ka kõrvalproduktid ja IT-sektoris me teeme vahel nalja, et meie peamiseks kõrvalproduktiks on digiprügi, aga teiseks kõrvalproduktiks võib lugeda kindlasti ka küberjulgeolekut ja küberriske, mis tekivad läbi selle, et me arendame kogu aeg süsteeme juurde ja neid süsteeme kasutatakse, aga nende süsteemide kasutamisel tekivad teatavad ohud. Kindlasti ma tahan mainida, et CGI on väga sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte ja muuhulgas me tegeleme ka küberjulgeolekuga, et meil on siin Eestis eraldi küberjulgeoleku tiim ja ka mujal maailmas ja sotsiaalselt vastutava ettevõttena me pöörame tähelepanu ka erinevatele projektidele, läbi mille me siis aitame neid küberriske vähendada. Aga CGI-st võib-olla pikemalt ei räägi, räägiks Spoofist. Spoofi tegelikult sai alguse oluliselt varem kui sellel aastal. CGI siis sotsiaalse vastutuse programmi raames lõime siis sellise mängu ja esimesena siis Soomes. Ja mängu eesmärk on siis lastele tutvustada erinevaid küberohte ja kuidas neid siis edukalt vältida. Ja kuna see mäng sai väga vahva Soomes ja suhtlesin väga tihedalt Soome kolleegidega, siis tekkis mõte, et miks mitte see mäng võiks ka jõuda Eesti lasteni. Ja 2020. aasta talvel siis kohtusin väga erinevate organisatsioonidega Eestis, et tegelikult see valdkond minu enda jaoks oli ka suhteliselt võõras, et ma ei teadnud, kes siin tegutsevad selles valdkonnas. Ja mulle endalegi üllatuseks selgus, et väga palju erinevaid organisatsioone Eestis tegelikult tegelevad laste küberturvalisusega. Ja saigi siis 2020 talvel kohtutud erinevate organisatsioonidega, see idee võeti väga hästi vastu, Eestis on küll väga palju tehtud laste küberturbe heaks, kuid sellist mängu, et mänguliselt õpetada lastele käitumist internetis ei olnud. Covid tegi ka sellele projektile väiksed korrektuurid, et ma mäletan väga hästi, et kohtusin Haridus- ja Teadusministeeriumiga täpselt samal päeval, kui kuulutati välja siis üleriigiline koolide sulgemine, nii et erinevatel põhjustel siis projekt seiskus umbes 1,5 aastat tagasi. Aga huvitav oli see, et seesama olukord tingis selle, et tegelikult sellist mängu on veel ja veel vaja, sest mu enda poeg, kes läks esimesse klassi, nägin kõrvalt, kuidas ta internetivahendites toimetas täiesti oma peaga ja nägin, et tegelikult need teadmised või tegelikult teiselt poolt isegi teadmatus sellest oli päris suur, nii et tundsin, et sellist mängu on kindlasti vaja. Ja selle aasta kevadel sai siis see hulk erinevaid organisatsioone uuesti üles korjatud ja alustasime uuesti selle projektiga. Et nagu mainisin, siis see mäng oli algselt Soomes tehtud, et selle mängu Eestisse toomine tähendas väga palju lokaliseerimist lisaks tõlkimisele ja erinevaid muid tegevusi. Aga siinkohal ma võib-olla lõpetangi, aga ma kindlasti tahaks tänada kõiki, kes on selles projektis osalenud,
eelkõige siis CGI tiimi, kes panustasid sellesse, aga kindlasti ka kõiki koostööpartnereid, keda ma võib-olla kõiki ei jõuagi siin nimetada, eesotsas Teliaga, siis Lastekaitse Liit, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, kindlasti Haridusministeerium, Harno, erinevad kõrgkoolid, kindlasti Siseministeerium, PPA, Kaitsevägi, et neid organisatsioone on hästi palju, nii et nagu ma ütlesin, endalegi üllatuslikult selgus, et see võrgustik Eestis on väga suur ja ma loodan, et see SPUFi projekt aitas ka mõnes mõttes neid organisatsioone uuesti koondada ühise eesmärgi nimel. Nii et ma tänan kõiki südamest ja hea meel on tõdeda, et see 2-aastane teekond on jõudnud ühe verstapostini, aga kindlasti me näeme, et ka tulevikus me võiksime seda mängu edasi arendada. Aga siinkohal ma annaks sõna siis Elole Teliast. Aitäh!